Kui esimesel päeval oli Walesi prints William Tallinnas, siis täna tõi printsi teekonta Tapale, kus esmalt kohtus ta Eesti kaitseväelastega. How does it feel being only a few hundred miles from the Russian borders here with everything going on? I don't really think about it every day, but yeah. No mis me rääkisime? Rääkisime sellest, mida me koos brittidega oleme viimastel aegadel teinud ja ka tegelikult alustasime Afganistanist ja siis nüüd siin sellest battlegroupist. Samuti tundis ta huvi, kuidas Eesti kaitseväes ajateenimine käib. Ja ajateenistus sellisel kujul brittide jaoks on ikkagi natukene müstiline ja sellest prints kinni võttis ja küsis oma küsimused. Ja ma olen täitsa kindel, et need ei olnud ettevalmistatud küsimused, vaid need tulidki seal koha peal ja käigult. How's it working the Brits? You don't have to say nice things just because I'm stood here. Kuidas brittidega koostöö siis Eesti kaitseväel hetkel sujub? Koostöö brittidega on meil hea ja õpime iga päev ja läheb paremaks. Eks nad tulevad ikka oma mõtete ja oma taustaga ja ega neil siinsed avastamist on kõigil ja alati. Et see iga uus rotatsioon toob sellise uue seletamise kaasa paratamatult nii meile ja neile õppimisega. Prints Williami onu prints Edward külastas Eestis paiknevaid Briti vägesid aastal 2022 ning kuningas Charlesi vanema poja esimene visiit Balti riiki ei ole William esimene selline sümboolne missioon. 2 aastat tagasi külastas prints ka Poolas Briti sõdureid. It's critical. So the Prince of Wales is here today as Colonel-in-Chief of the Mercian Regiment, who are assuming their duties as the forward land forces on behalf of NATO here at Tapa. And effectively he is patron of that regiment. So it's a critical link both to the royal family, and it's great for him to come and visit the troops on the ground to see what they're up to in preparation for their mission. Kiire külaskäigu jooksul oli printsil aega ka ajateenijatega veidi juttu puhuda. Yeah, so he's been keen to understand how their training has gone before they've arrived here in Estonia, how it's been working alongside our very close partners, both the Estonians and the French, and he'll be really excited later on to see more of the camp here and then to see some of the welfare facilities as well.